Tere kuulama Eestis loodava uue Eesti oma kindlustusühistu üks järjekordset podcasti. Täna on stuudios Eesti Maaülikooli Majanduse ja Sotsiaalinstituudi maamajanduse ja ökonoomika professor ja maamajanduse ja ökonoomika õppetooli hoidja Rando Värnik. Tere! Tervist! Mina olen ajakirjanik Neeme Raud, küsin täna küsimusi. Täna räägime põhjalikumalt ühistutest. Uus ühistu, mis siin Eestis luuakse, kindlustusühistu, on esimene Eesti oma kindlustusühistu Eesti turul. Ja paljud, kes selle ühistu poolt räägivad, ütlevad, et see sõna ühistu, selline õlatunne, mis tekib siin meil oma maal, midagi oma luues, on võib-olla kõige suurem argument, müügiargument, miks pärast sellesse ettevõtmisesse raha paigutatakse. Räägime võib-olla neist ühistustest väga lihtsalt kõigepealt mõned elementaarsed küsimused. Mis on ühistu? Ühistu tegelikult on üks ju majandusüksuse toimimise võimalusi. Et öeldakse, et ka ühistuline tegevus võiks olla üks uus ärimudel meie üldises majandusruumis. Ja see tegelikult seda on ju näidanud ka väga paljude riikide kogemused, et kui me vaatame, kui palju on erinevates riikides, erinevates valdkondades ühistud loodud, siis kindlasti ühistut tuleb lugeda kui üheks võimaluseks, alternatiivseks võimaluseks. Ja mis on võib-olla see ühistu juures siis kõige olulisem? Ühistu juures on see oluline, et me võime ühistu luua kas nii-öelda alt üles või ülevalt alla. Ehk siis, mis ma mõtlen, on see, et tõenäoliselt need ühistud, mis luuakse alt üles, ehk siis vajadusest muuta mingeid protsesse, efektiivsust suurendada, kuluefektiivsust saavutada teatud valdkondades. Et see on see, kus siis tegelikult need samad, kas tootjad või mingid valdkonnaga seotud inimesed tahavad saavutada teatud teenuste taset, selleks, et see teenus oleks võimalikult taskukohane ja nad tahavad seda ise ka enda kontrolli all hoida. Ehk siis ühistu juures on hästi oluline see, et ühistu omanikud on ise ka selle heaolu ja arengu eest vastutavad. Ja seda me kindlasti ei tohi nagu ära unustada, et ühistu on tegelikult omanike poolt juhitud. Ja sealt tulevadki siis ühistu juhtimise juurde sellised terminid nagu on valitsemine, et me teame seda, et selline ühistu valitsemine tähendab, meil on olemas nõukogu, meil on olemas võib-olla volikogu, kes on valitud vastavalt liikmete esindusele. Ehk siis ühistu võiks olla selline organisatsioon, kus kui me tahame mingit eesmärki saavutada, siis liikmed valivad enda jaoks siis esinduskogud, valivad ka täidesaatvad kogud selleks, et siis ühistu ehk siis omanike eesmärke saavutada. Ja see ongi võib-olla see, mis nagu eristab tavalisest aktsiaseltsist või ka sellest mingisugust muust osaühingust ühistut, et tulundusühistu sisuliselt, neil on olemas omanikumudel ja neil on olemas valitsemismudel. Ja me peame seda nagu väga selgelt püüdma eristada, sest ka need nii omanike mudel kui ka valitsemismudel ajas muutuvad. Nii et oluline see, et me ühistu omanikena tahame ise oma ühistut kontrollida, valitseda, püstitame seal eesmärgid ja liigume nende eesmärkide suunas. Selleks, et meil kõikidel ühistu omanikel oleks nagu kindel suund ja me saaksime siis viia oma arenguid edasi. Tundub, et ühistu vastanduks siis nagu otseselt suurkorporatsioonile või? Mingil määral ta võib nii olla ja ma arvan, et see ongi alternatiivne mudel, aga nii nagu alati turul, et meil on vaja selliseid erinevaid alternatiive turgudele, sest see on konkurents, eks ju. Et mida suurem on konkurents, seda rohkem me võidame tarbijatena. Ehk siis, kui me mõtleme ka näiteks selle sama kindlustusühist üks peale näiteks praegu, et me teame, meil on olemas ju rida erinevaid selliseid kindlustuspakkuvaid aktsiaseltse, nii pankade juures kui ka eraldiseisvaid, nii Eesti riigi omi kui ka nii-öelda välismaiseid. Ja nüüd küsimus on, et miks me peaksime sellise ühistulise vormi looma? Aga samal ajal selliseid ühistulisi kindlustuspakkuvaid organisatsioone on tegelikult maailmas väga palju. Et meie lähedal Soomes on olemas Austrias, Taanis, et selles mõttes neid näiteid on väga palju. Ja mis on nagu mõte? Mõte on ju see, et kui ühistute peale tervikuna mõelda, siis
ühistu üks eesmärk võiks olla see, et me tagame nagu teatud vereringe. Ehk siis meil on näiteks toidutootjad, ühistulised toidutootjad, kes ka väärindavad toidu, viivad selle toidu otse ilma vahendajata tarbijateni. Meil on neid erinevaid siis toidutootjaid, töötlejaid siis teenendavad üksused pankade näol, hoiulaenuühistute näol, kes võimaldavad siis nii-öelda rahalist ringet investeeringute mõistes ja ka käibelaenude mõttes. Ja meil ongi kindlustussüsteem, mis tegelikult on ju oluline kõikide meie enda igapäevases elus, et me kõik vajame ju tervisekaitset, me kõik vajame enda varakindlustust, nii et selles mõttes on see nagu üks alternatiivne võimalus ja see on tegelikult maailmas ennast tõestanud võimalus. Küsimus on, kuidas meie sellesse suhtume, kui usaldusväärne see on ja kuidas seda usaldusväärust kasvatada. Nende küsimuste juurde veel tuleme, aga kui rääkida ühistust ja võrrelda seda siis suurema organisatsiooni korporatsiooniga, siis kuidagi sel korporatsioonil on küll olemas oma nägu, korporatiivne nägu, aga me ei näe seal taga omanike nägusid. Ühistu taga on kuidagi see omaniku tunne, et me näeme konkreetseid inimesi, konkreetseid liitujaid, konkreetseid asutajaid, et see ei ole nii anonüümne. Ma olen täitsa nõus, et see ongi see, et ühistu juures, et ma toon ühe näite põllumajanduspoole pealt, kus täna on väga mitmeid selliseid tugevaid ühistuid, näiteks teraviljakasvatuse ja taimekasvatuse poole pealt ühistu Kevili, et kindlasti on inimesed kuulnud. Seal on praktiliselt 160 liiget ja tegelikult mitme sellised 10-aastased kogemused, et need inimesed ongi nagu teada, nad ongi omanikud, nad püüavad seda, nad ei ole anonüümsed, neid teatakse Eesti tingimustes ja neid teatakse ka selle kaudu, et nad püüavad kvaliteeti tagada, nad püüavad arendada seda ühistut sellised, nagu kaasaegne ühistu nõuab. Ja samal ajal konkureerides vabal turul teiste alternatiividega. Nii et selles mõttes, nii nagu sai öeldud, et absoluutselt ühistu puhul sellist anonüümsust on vähem, sest et seal omanike enda ühistu omanike väljapaistmine on hästi oluline pool. Et me peamegi omanikena väga palju ise tegema ja ka vaeva nägema, et selleks, et meie ühistu liiguks õiges suunas. Kahetsusväärselt on meil olemas ka ju ühistute tasandil ka mitmeid tagasilööke ja negatiivseid variante, et me oleme siin kuulnud erinevaid asju ka teatud ühistupankadest, eks ju, et kõik see mingil määral ongi hirmutanud Eesti inimest ja suhtumist ühistutesse, ka näiteks ka toidutootmise juures on ka teatud tagasiminekuid ühistute tasandil, aga me näeme ka väga selliseid uusi ja innovaatilisi ühistuid, näiteks piimatootmise tasandil, kes hakkavad juba tööstusi üles rajama, kelle mingil määral ka see omandimudel ja valitsemismudel on muutunud ajas, et kus on ka rahvusvahelistamine tulnud juurde, näiteks ühistu E-piim. Nad täna teevad koostööd Lätiga, et selles mõttes see kindlasti on alternatiiv ja võib-olla see ongi see, et tõesti need samad omanikud ise võtavad suunad, määravad strateegiad, eesmärgid, kuhu nad tahavad jõuda ja mingil määral nad otse loomulikult konkureerivad kõikide teiste ka korporatiivsete ettevõtetega siis sellel turul. Kui negatiivsetest näidetest räägitakse, siis jah, tulevad siin meelde investeerimisühistud, mis lubasid ju müstilisi tulusid, aga ühe asutajad on rõhutamas, et erinevalt neist finantsliitudest on ühe taga ja kontrollmehhanismiks Finantsinspektsioon, mille terav silm peab tagama siis selle, et see ühistu ei saa vääratada. Ma arvan, et see on selle sama ühistu eksisteerimise ja ka tänase arenguprotsessi juures äärmiselt oluline, et meil on riskid maandatud ja tegelikult, et meil see riskide maandamine läbinähtav. Et ühistu juures ongi paar sellist olulist teemat, et kui me räägime omanikuks olemisest ja vastutusest, siis üks pool on see, et kommunikatsioon, transparentsus, läbinähtavus, et kõik need otsused, mida tehakse, tegelikult peaksid tulema tegelikult omanike poole pealt ja jõudma läbi selle otsustuskogude sinna, et need hakatakse siis konkreetse juhatuse poolt või valitud töötajate poolt siis täide viima. Selleks, et ühistule pakkuda vastavaid teenuseid. Nii et kindlasti see Finantsinspektsiooni selline kontrollifunktsioon,
antud ühistu juures on äärmiselt olulise tähtsusega. Teine pool on ka see, et olen ka kuulnud, et siin on ka sõlmitud teatud koostöölepped välismaiste siis kindlustusandjatega. Edasikindlustajatega, kes tegelikult võtavad teatud riske ja kellel on ajalooline kogemus olemas ja selles mõttes see kõik tegelikult mingil määral ütleme, et tekitab suuremat usaldust selle loodava ühistu suhtes. Ikkagi see mure on inimesel see, et kes mõtleb, et kas astuda liikmeks või mitte, et tuleb üks grupp inimesi kokku, luuakse ühistu ja siis palutakse toetust ja siis korraga see grupp inimesi võtab selle raha ära ja läheb kuskil ära, tekivad mingisugused segased asjaolud ja kõik lõpeb ja inimesed kannavad kahju. Et see on see kõige suurem mure, mis ma arvan praegu Eestis ühest rääkides ka paljudel peast läbi käib, et kas ma saan olla kindel sellesse ettevõtmisesse. Finantsinspektsioon, mis võib-olla nende finantsinvesteeringuühistute puhul kaasa ei rääkinud, Finantsinspektsiooni roll siin ühe juures on siis see kontrollfaktor, väljaspoolne kontrollfaktor. Ja see on absoluutselt vajalik ja tegelikult, et otse loomulikult seal on palju selliseid kohti ja momente, mida me peame selle loodava kindlustusühistu üks ja selle toimimise juures arvestama. Aga mis on põhimõtteline selline võib-olla oluline tähtpunkt on see, et see sama ühistute juures need samad omanikud ise peavad nõudma, peavad soovima olla selles kaasatud selles protsessis. Ja mitte arvama seda, et ma panin sinna raha sisse, tegin sissemaksu, tegin liikmemaksu ära ja nüüd ühistu iseenesest õitsebki ja läheb edasi, eks ju. Et tegelikult sa pead ise tahtma olla seal juures, vaatame need protsessi, vaatame majandusnäitajad, vaatame, mis turul toimub, millised on investeerimistegevused, kui see ühel hetkel nii kaugele jõuab, et tegelikult need on need äärmiselt olulised asjad, mida tihtipeale ka need omanikud ise ära unustavad, et kui ühistu on loodud, siis tegelikult tuleb omaniku vastutus, et sa peadki tahtma kontrollida, sest et kui sa kontrollid, siis sa saad ka sellest kasumist osa või tekkivatest dividendist osa, mis kunagi võib tekkida. Nii ja ühistu juures on veel oluline, et mitte ainult, et ma tahan olla seal omanik, vaid omaniku juures on oluline ka see, et ma tahan kasutada selle ühistu teenuseid. Ja nüüd on see küsimus võib-olla ka see, et kui ühistu saab selle loa, siis ma tahangi tegelikult hakata kasutama selle ühistu teenuseid. Ma olen kindel, et need teenused on turul konkurentsivõimelised. Mis iganes selle konkurentsi võivad luua, kas siis tehnoloogilised lahendused või mingid muud sellised ka oskused, hea tiim, meeskonna pool. Ja tõesti ka see, et see ühistu on valitsetud omanik endi poolt ja kontrollitud. Et ei oleks sellise tagasilööki nii, nagu me oleme siin näinud erinevates eelnevates näidetes. Ärme neid näiteid siin pikemalt vaata, aga räägime nendest tugevatest külgedest, mis ühistutega kaasnevad. Kindlasti see omaniku tunne ja oma riigi tunne ka tooksin siia selle termini ka juurde, sest see oleks ikkagi Eesti oma ühistu, Eesti oma kindlustusühistu. Vaatame siin kas või üle lahe Soomet või Rootsit, mida tuuakse näiteks, kus on tugevad ühistud. Ja seal just see oma riikluse tunne mängib ka rolli, tundub. See on absoluutselt õige, et võib-olla kui tulla korraks selle juurde, et miks me ühistud vajame Eestis, nagu ütlesin, ta on alternatiiv, aga tegelikult, et see sama vereringi küsimus, et meil väga palju tehakse tehinguid ka kindlustusturgudel ja väga palju kapitali tegelikult läbi selle läheb teistesse riikidesse tagasi. Välja Eestist. Jah, just nimelt välja Eestist. Aga see võiks teistpidi tulla just nimelt Eesti toimivasse majandusse selleks, et mitte viia sealt seda raha välja, vaid tegelikult kasutada seda uue mingisuguse investeeringute või uute selliste algatuste juures ühistuliselt selleks, et tegelikult luua midagi uut, mida siiamaani võib-olla pole tehtud ja kui vaadata nagu neid erinevaid tegevusi, et nagu ma ütlesin, meil on olemas näiteks on olemas toidu- ja põllumajandustootmise juures ühistud, nüüd me räägime kindlustusühistutest, tegelikult meil on olemas väga suur ju hulk ühistuid korteri tasandil, korteriühistud, eks ju, mis on ju väga
laialt levinud, siis ka tegelikult sotsiaalteenuste pakkumise mõttes, nii et kui vaadata sellist rahvusvahelist, see on siis rahvusvaheline ühistegevuse allianss, on selline organisatsioon, vaadata neid statistilisi materjalis, me näeme, kui suure turuosaga ja kui palju tegelikult on erinevaid ühistuid selles valdkonnas olemas ja tõesti erinevates riikides, mis näitab seda tegelikult, et ühistud on aru saanud, et sõltumata selles, et meil on globaalsed väärtusahelad, globaalne majandus, siis me tegelikult peame omama ka oma enda riigi jaoks selliseid ühistuid, mis uut vereringet loovad ja sellist omanikutunnetust tekitavad ka inimestes endis riigis. Siin me tulemegi selle juurde, et see on tegelikult täiesti tänapäevane ühistegevuse vorm. Võime mõelda ju nii, et kui Eesti Vabariik eksisteeris eelmise sajandi alguses, siis tollel ajal tuldi kokku ja loodi ühistuid ja siis oli maailm hoopis teissugune, maailma majandus oli hoopis teissugune. Ja et miks nüüd ühistu korraga, kui maailm on väga globaliseerunud, aga just need samad Soome ja Rootsi ja Austria näide, mida siin tuuakse, näitavad, et ei ole sugugi nii, et need aja kinnituse saanud vormid eksisteerivad edasi ja kui me räägime nüüd, et Eestisse tulebki esimene kindlustusühistu Eesti taasiseseisvumise ajal, 30 aastat pärast taasiseseisvumist, siis see ei ole mingisuguse arhailise asja taastamine, see on täiesti tänapäevane kaasaegne ettevõtmine. Absoluutselt, et ma arvan, et see ajalooline mälu sellest, et mis on kunagi olnud ja samal ajal me mäletame ka seda tõesti, mis oli esimese Eesti ajal. Ma mäletan ise seda erutust, kui ma lugesin Eesti-aegseid ajakirju nõukogude ajal, mis me kuskilt pööningult leidsime ja seal olid märked, et ühistud ja kõik, tollal olid meil kolhoosid, sofoosid, see oli kõik mingisugune selline nõukogudelik terminoloogia, aga seal oli selline oma ühistu, oma riik, see tundus kuidagi selline väga põnev. Ja nüüd kui me seda taastame, me ei taasta tegelikult ju, me taastame neid põhimõtteid, aga hoopis teistel alustel. Ja need alused ongi ka olulised, et ma arvan, et ka ülikoolides täna me järjest rohkem pöörame tähelepanu sellele, et mis on ühistulise mudeli kui majandusmudeli eksisteerimise siis alustalad, et seesama, et millised on siis nii-öelda valitsemismudelid või ka omanikumudelid, et kui ma räägin omanikumudelid, et sisuliselt see võibki olla, et kellel ta siis kuulub, kas see kuuluvuse juures on juba tekkinud ka hübriidmudelid, näiteks, et me peame kogu aeg arvestama ka nende kitsendustega, mis ühistute puhul on, et tihtipeale, kui rääkida ühistu arengust, siis probleemiks tekib see, et kui on vaja nii-öelda investeerida, siis tihtipeale ei ole omanikest ühistu liikmetele endal piisavalt kapitali selleks, et panna siin raha sisse, selleks, et teha neid investeeringuid. Ja siis tulebki juurde see, et me hakkame looma hübriid sellist omanikumudelit ja tulebki mängu see, et tuleb investor, tuleb aktsiaselts täiendavalt juurde, ehk siis ühistu loob enda juurde siis kõrval haru selleks, et teha investeerimistegevus. Need näitajad on Eestis juba olemas, aga see ongi küsimus, et me peame ka sellega harjuma. Et mida ma tahan öelda, et ka ühistu ajas on väga muutuv. Et me peamegi teatud elutsükli tasandil tegema läbi selliseid muutusi, vaatame üle, kuhu me jõudnud oleme, kas me jätkame vanaviisi või loomegi uue sellise nii-öelda siis omandimudeli selleks, et tegelikult need samad ühistu liikmed endiselt saaksid siis tunda sellest ühistust kindlustunnet ja näeksid arenguteks. Et me oleme ka näinud seda, kuidas teatud ühistutes tihtipeale jääbki areng kinni sellepärast, et tänased ühistu liikmed, omanikud ei taha uuendusi. Ja meie siis püüamegi läbi omane uuringute ja selliste kaasaegsete käsitluste, mis on olemas USA-s, Ameerika Ühendriikides, Itaalias ja nii edasi, teistes riikides, kus on see ühistuline kogemus olemas, et püüame seda siis nii-öelda tuua Eesti tootjateni ja seda siis vahendada, et olles ise selle ühistegevuse pikas programmiga tegelenud juba mitmeid aastaid, oleme kirjutanud materjali, andnud inimestele sellist teavet. Me näeme tegelikult see on vajalik selleks, et me saaksime kaasaegset ühistu mudelit rohkem propageerida ja olla kindel, et inimesed, kes seda tegema hakkavad, on õigel teel. Kui me juba terminitest räägime, siis seletame veel lahti lihtsaid asju. Omanik ja osanik. Ja,
et see ongi see, et kui me räägime ühistust, siis otse loomulikult lähtuvalt põhikirjast, sul on, kui sa nii-öelda liitud ühistuga, siis sa maksa sinna osamaksu sisse või seal on olemas liikmemaks, et sõltub ju põhikirjast, et kõik see sõltub sellest põhikirjast ja sellest suurusest ja tegelikult sõltub ka siis põhikirjast see, et kui suur see maks on. Aga see, kui sa oled selle maksu sisse maksnud, siis alles siis sa võid saada omanikuks. Ehk siis sul on õigus otsustamisel kaasa rääkida, sa oled üks näiteks 400-st, kes saab kaasa rääkida. Sa võid olla ka tulude jagamisel kaasa rääkida. Kaasa rääkida mitte ainult tulude jagamisel, vaid ka kogu selles ühistu arengus. Ja see tähendab strateegilise valikutes, investeeringutes, kas me näiteks täna tegeleme nii-öelda kindlustuspoolega, aga võib-olla me tahame näiteks ehitussektorisse või kinnisvarasektorisse investeerida nii, nagu paraku ju mitmed teevad. Et see ongi ju tegelikult nende samade liikmete valik ja nemad valivad siis selle tee, et milline strateegia saab olema, millised saavad olema need kapitali kaasamise võimalused. Ehk siis nagu ütlesin eelnevalt ka, et alati on probleem selles, et kapitali tavaliselt üksikliikmetel, vähemalt kui ma räägin nüüd nagu põllumajandus toidutootmise tasandil, seal on see probleem olemas, et ei jätku nii palju kapitali ja selleks kaasataksegi nii-öelda teisi investor pooli selleks, et siis teha neid investeeringuid. Nüüd omanikuks olemine tähendab seda, et jah, mul on õigus otsustamise ka rääkida, ma võin olla valitud ka näiteks ühistu nõukokku, mis on tegelikult ju kõrgeim selline otsustuskogu. Otse loomulikult kõige kõrgem otsustuskogu ongi tegelikult üldkoosolek, eks ju. Aga tegelikult see edasi tulebki see, et kui neid üldkoosoleku võib-olla ei ole nii tihti, siis tegelikult need vahepealsed koosolekud, kus toimub suur otsustamine ja kuidas antakse omakorda siis käsunöörid, strateegilised käsunöörid antakse alla juhatuse tasandile, need toimuvad kõik nõukogu tasandil. Ja me oleme ka näinud seda, et mingil määral ikkagi need ühistud, millel on täna olemas füüsilised nõukogud, need on tugevamad ja tunduvad, nad on ka nagu konkurentsi või jätkusuutlikumad kui need, mis on ilma nõukoguta. Et väiksemad ühistud tihtipeale on ka ilma nõukoguta. 30 aastat Eesti taasiseseisvumist, aga vaatame selle eelsesse perioodi, mis meil paljudel on ikkagi meeles. Sovhoosid, kolhoosid, ka need olid ju mingil kombel ühistud. Ma ei tea, kas siin selles vestluses on üldse sobilik neid meenutada? Ma ütleksin niimoodi, et see on see, mis me mingites põlvkondades meenutame ja arvame seda, et kui me räägime ühistutest, et need ongi need sovhoosid ja kolhoosid. Mis nad olid siis? Meenutagem. Võib-olla noorem inimene ei saa arugi, milles räägitakse. Füüsiliselt tegemist oli ju nii-öelda plaanimajanduses toimiva süsteemiga, kus oli olemas nii-öelda direktor paika pandud, direktor, kes tegeleski piirkonna nii-öelda selle majandusarengu küsimustega, põllumajanduse küsimusega, pidi ta harima ja toitu tootma väga suurele hulgale NSV Liidust näiteks endisest ja tegelikult seal oli teistmoodi, seal oli käsumajandus, kui ma enne rääkisin need ülevalt alla, alt üles, siis need ühistud nii-öelda, mis ei olnud ühistud, vaid sovhoosid ja kolhoosid, olid tegelikult ju kõik rajatud ju parteipoliitiliselt ja ülevalt alla põhimõttel, eks ju. Ehk siis ka täna ma võin öelda, et on olemas teatud riikides selliseid ilminguid, kus ühistud rajatakse just nimelt käsukorras ülevalt alla. Kindlasti seda ülevalt alla ühistu teket ei tasuks ka päris põlistada, aga hea on see, kui on olemas tegelikult initsiatiiv alt üles ja siis see poliitiline pool tunnetab seda vastutust, et ta loob infrastruktuuri või aitab kuidagi neid ühistule arendada, eks ju. Et päris need, aga tulles sovhoosi kolhoosi juurde, need olid absoluutselt teised asjad, mis me täna räägime moodsa ja sellise moderniseeritud ühistu juures, et need on ikka täiesti erinevad asjad. No võtame hetkeks aega ja seletame nooremale kuulaja võib-olla lahti. Kolhoos ongi kollektiivne hasiaistva, kollektiivne majapidamine või majandus.
ja sovhoos siis seal kõrval. Mis nad siis ometi oli, mis nende erinevus oli? Noh, füüsiliselt ikkagi seal tehti tööd ja saadi palka ja algul ka tegelikult ju sai saadud palka. Üks oli nagu natukene mingil määral mingi eraomandiga või mingi omandiga seotud, teine oli täiesti riiklik. Pigem oli ka see, et mingil hetkel ju tegelikult need samad kolhoosid ju võtsid ka tänastelt eraomanikelt, võtsid ära maad, võtsid ära tegelikult toiduvilja selleks, et seda nii-öelda kollektiivselt jagada ümber. Aga see ei ole kuidagi muud ühistu. Et täna me teeme ühistut ikka selliselt, et meil on olemas soov, et me tahame ise koos luua uut. Meil on vaja mingid teenused luua, millel on kas turutõrge või tegelikult, et need teenused on suhteliselt kallid olemasolevatega täna turul, vaid me püüamegi tegelikult siis luua alternatiivi ja survestada turgu ja me saamegi ühistu üks oluline pool on see, et me peaksime ühistu tasandil pakkuma teenuseid oma hinna tasandil. See tähendab, et me ei arvesta sinna sisse marginaali või arvestame sisse normaalse marginaali, aga mitte väga suurt kasumiprotsenti, sest et kõik need ühistu liikmed tahavad saada ju sellest ju kasu. Ja otse loomulikult nad kasutavad siis seda ühistut siis, kui see teenus on nii-öelda affordable place, eks ju, et sul ongi selline nii-öelda õige hinnaga ja sa konkureerid turul kõikide teistega ja sa oled suuteline konkureerima. Nii et kogu selle ideoloogia juures, mis oli kunagi kolhoos ja sovhoos, mitte kuidagi moodi see panna võrgusmärki sellega, mis me räägime tänastest kaasaegsetest ühistutest ja nendest nii-öelda ühistu majandusmudelist. Ja me kindlasti mäletame ka seda, kui meil olid Eesti aegsed sellised või ekspordiühistud, need tõesti toimisidki teistmoodi, neil olidki hoopis teistmoodi põhimõtted. Aga vahepealne see katkestus, mis on tulnudki sellest Nõukogude Liidu ajast, on tekitanud meile väga suuri probleeme ja ma arvan, et sealt oleks meil palju õppida, mis tol hetkel oli, kui meil olid need või eksport ja ka liha eksport ja muna eksport, mis olid ju maailma tasandil ja me jõudsime oma lõpptoodetega tegelikult maailma turgudele. Ja nüüd on sama lugu, et me peame ka tegelikult ühistu tasandil mitte ainult mõtlema seda, et kuidas on need lühikesed tarneahed, vaid ka tegelikult, et kuidas me ka globaalsel turul ühistutena suudame pakkuda neid tooteid, mis me siis, ma ei tea, ühistu brändi all või selle all suudame siis luua ja müüa. Toome juttu tagasi kindlustusühingu üks loomise juurde. Üks peab olema usaldusväärne organisatsioon, siis inimesed soovivad sellega liituda. Kuidas ühistud saavad hakata looma omale usaldusväärsus? See on just ühe puhul oluline. Seda organisatsiooni, seda ühistut, seda ettevõtet veel ei ole, alles liitutakse, alles luuakse seda, kuid see usaldusväärsuse komponent on juba nüüd väga tähtis. Minu selge arvamusaam on see, et kogu see protsess nii sellest ühistu loomisest kui ka täna kaasatud siis liikmetest, kaasa arvatud erinevatest ka nende finantsnäitajatest, see peab olema väga läbinähtav. See tähendab seda, et mina mõtlen läbinähtav, et meil on piisavalt palju informatsiooni selleks, et õiglaselt otsustada, kas ma tahan selle ühistuga liituda, selle kindlustusühistuga üks liituda või mitte. Mul on õigus ja otsusel loomulikult ka kohustus, ma saan otsustada alternatiivide üle. Kindlustusühistu puhul on tegelikult ju väga suur probleem, et täna meil on olemas, või mitte probleem, et see on lihtsalt kujunenud, kuna alternatiivi ei olnud, et meil on olemas pankade tasandil ju kindlustusvõtjad, kindlustusettevõtted, kes ju väga selgelt ja väga efektiivselt suudavad pakkuda tooteid. Me oleme nii-öelda elanikena väga selgelt seotud oma igapäevase tegevusega, erinevate pankadega, küll eluasemelaenude, liisingutega ja nii edasi. Ja otse loomulikult siis on nagu hea ka sealt kaudu tegelikult kasutada ju kindlustusteenuseid. Ja see kõik on nagu selles mõttes nagu omamoodi selline suletud verering. Ringmajandus. Just, aga meil tegelikult nüüd selle sama kindlustusühistu juures ongi see, et kui me loome midagi uut, siis kõik need etapid, kommunikatsioon, informatsioon, mis tekib uute liikmete värbamise puhul, rahalised tehingud, peab olema võimalikult hästi arusaadav uutele liitujatele. Kogu see protsess peab olema läbinähtav. Et kui ma küsin näiteks juhatuse käest, et kuidas see olukord on või millised on nüüd tänase hetke liitujate numbrid või palju meil on kapitali või et kuidas me liigume, millised on need konkreetsed arenguteed, ma pean saama vastuseid. Kui ma oleksin ühistu liige
või ma tahan sinna kuuluda. Otse loomulikult seal on see õhkõrne tee, et ühel hetkel ma võin hakata tahtma ka saada ärisaladust. Aga alati on see nagu see küsimus, et kuidas seda tunnetada, et ärisaladust mitte välja rääkida. Nii et ma mõtleksin kommunikatsioon, läbinähtavus kõiges otsustamises, kui ka tegelikult siis informatsiooni leviku mõttes peab olema piisavalt läbinähtav. Jäin praegu mõtlema, mis võiks olla siis ühistu ärisaladus? Tegeliku saladust me teada ei saa, aga mis võiks olla? Ma arvan, et pigem ongi võib-olla see, et milliseid tehnoloogia, milliseid digitaalseid lahendusi kavatsetakse kasutada, kuidas tekitatakse siis konkurentsivõimeline hind teenustele, millised võivad olema teenuste paketid erinevad, mida hakatakse pakkuma. Ja ma ütleksin tegelikult, et täna on ju hästi suur küsimus, et me peame mõtlema nende samade säästva arengu suurte eesmärkide peale, eks ju, roheleppe peale. Et tegelikult seal on hulk teemasid, mida peaks ka nagu ühistu tasandil mõtlema, et näiteks need samad sotsiaalse võrdõiguslikkuse küsimus ja edasi, et kuidas me siis ka ühistu liikmetena saame võib-olla teatud sotsiaalsete gruppida pakkuma teatud kindlustusteenuseid ja tegelikult olema innovatiivne, et need on kõik mingil määral üksikosad sellest võib-olla ärisaladusest või sellisest ärimudelist, ütleme siis niimoodi, et me võime rääkida ärimudelist, aga otse loomulikult mingid asjad jäävad seal nagu rääkimata, et iga ühistu juures on nii. Digitaalne teema. Eesti digitaalne seis maailmas. Jah, me võime ise siin leida, et meie digitaalne areng on pisut aeglustunud, aga võrreldes paljude teiste riikidega meil on tõesti väga lihtne asju ajada tänu oma interneti põhisele mudelile siin Eestis. Kuidas see arengutase aitab kaasa selle uue ühistu tekkele? Ma arvan, et mingil määral meil on see, see suur digitiiger on magama jäänud, nii nagu ikka räägitakse ja tegelikult on ka. Aga ühe suure hüppe on ta ju teinud. Ühe suure hüppe on teinud, aga nüüd tõenäoliselt on vaja nagu edasi minna, sest et tegelikult muu maailm kareneb, eks ju. Ja nüüd küsimus on, et kuidas meie suudame selles olukorras nüüd olemasolevaid tehnoloogiaid, tarkust, inimeste teadmist, eks ju, mida me oleme siin arendanud, IT-teadmist, et seda kasutada paremini ära erinevate siis selliste tehnoloogiate või rakenduste kasutamiseks näiteks kindlustusteenuse pakkumisel või siis mingite muude teemade juures, andmevahetuse juures, andmevahetuse kiirenduse juures. Ja tegelikult andmed on ju, nagu öeldakse, et uus selline, ma ütleksin, et uus energiaallikas, eks ju, et tegelikult, et mida kiiremini me suudame andmeid vahetada, mida paremad andme edastussüsteemid meil on, seda enam me suudame tegelikult ju omada konkurentsieelist. Ja teine pool on kindlasti see, et see sama jätkusuutlikkuse küsimus, et näiteks nende samade keskkonna aspektide või keskkonna jätkusuutlikkuse aspektide arvestamine, ütleme, et ma loon süsteemi, mis arvestab neid aspekte ja tehnoloogia tegelikult ei ole nii keskkonna koormav. Et need on kõik need asjad, mida võib-olla peab seal vaatama kompleksis koos. Aga tervikuna nende digitaalsete lahenduste, digitaalse halduse kasutamine on kindlasti üks võimalusi, mis võimaldab teatud kulusid kokku hoida ja pigem keskenduda võib-olla sellele, mis on oluline, et inimestega suhtlemine, inimeste ühistusse toomine ja kõik see poole, et see kommunikatsiooni poole, et mida väga palju saavad ka robotid ja massinad ära teha, aga tõenäoliselt on mõistlik, et seda tehakse ikkagi niimoodi nagu otse ja püütakse, et ongi need inimesed, kes suudavadki edasi anda selle, mis on ühistu või kindlustusühistu sisu omanike vaates. Ja vastata konkreetsetele küsimustele. Just. Aga vaatame nüüd üht konkreetset näidet kindlustusühinguga liitujate seas. Eesti Talupidajate Keskliit. Te olete Põllumajandusülikooli, Eesti Maaülikooli õppejõud, põllumajandusteemad on lähedased. Mida Talupidajate Keskliit konkreetselt ilmselt võidab siis tänu sellele, et nad liituvad Eesti oma kindlustusühistuga, on üks esimesi, kes sellest otsusest teatas? Ma arvan, et seal on mitu tahku. Esimene pool on see, et nagu ma ütlesin, turutõrge, eks ju, et täna paraku on niimoodi, et meil on põllumajanduses, põllumajandustoidu tootmise väärtusahelas on teatud turutõrked, et kus ilm on väga suur aktsionär ja tegelikult, et meil ei ole väga häid kindlustustooteid,
näiteks põudade korral Just, või siis üleujutuste korral. just. Toome konkreetsed näited. Jah, põudade korral, üleujutuste korral ja tegelikult me vaatame ka teistes riikides, mis on toimunud, et suured keeristormid ja nii edasi, et kus on erosioon, mis tegelikult tekitab ju saamata ainult tulu ettevõtjale ja selle võrra saagid vähenevad ja nii edasi. Tähendab, meil ei ole sellist konkreetset kindlustussüsteemi välja kujunenud mingil põhjusel, mis oleks ühtepidi siis piisavalt nii-öelda riski maandav ja teiselt poolt ka tõenäoliselt siis ka suhteliselt odav, et tootjad ja me ei näe, et see oleks nagu väga palju edasi liikunud ajas, et see on kindlasti üks asi, mida nüüd põllumajandustootjad sellelt kindlustusühistult ootavad. Neil on ju väga suur hulk kapitali, et kombainid, me oleme kuulnud siin kombainid ka põlevad ja lähevad põleva ja nii edasi, on erinevaid muid masinaid, teravilja kuivatid, suur hulk tehnoloogiat, mis vajab tegelikult ju kindlustamist. Ja nüüd küsimus on, et kas seda teeb üks või teine alternatiivne ettevõtte või seda teeb kindlustus üks. Nii et see on üks pool. Teine pool on kindlasti see, et võib-olla ka nii-öelda inimeste selline ütleme arendamine ja võimaluste pakkumine, et kui sul on mingisugused probleemid on inimestega, põllumajandustootjatel, et sul on mingi süsteem, mis aitab tegelikult siis nende inimeste kindlustusküsimusi lahendada nii edasi. Et seal on ju terviseriskid, seal on kõik muud riskid olemas, mida me igapäevaselt tegelikult tellime alternatiivselt pakkujatelt. Nii et ma näen, seal on mitmeid selliseid ootusi, millele võiks mõelda nüüd väga tõsiselt selle kindlustusühistu üks puhul. Küsimus on, et kuidas see alternatiiv siis hakkab toimima, kui usaldusväärne see on ja milles on siis tema suhteline eelis. Ehk siis, et miks ma peaksin tahtma tulla ära tänasest vereringest, kus minu pank rahastamine kui ka kindlustus on kõik on juba nii-öelda kaetud ja mis on see uus asi, mis on mulle pakutud, mis on see suhteline eelis selleks, et ma tuleksin siia uude kohta ja nii-öelda kaidiksin asjad ümber, eks ju, ja tuleksin ka omanikuks sinna. Et see ei ole mitte ainult see, et ma toon asjad üle, et ma tulen nagu teenusepakkujana või vahetan teenusepakkujaid, vaid tegelikult ma tulen ise sellesse ühistusse, tahan ise osaleda otsustamises, kontrollimises ja selle ühistu arendamises ja kasutan samal ajal neid samu teenuseid. Ehk siis tellingi neid samu varakindlustusteenuseid, ütleme siis sotsiaalkaitseteenuseid läbi selle ühistu. Samas võib ju, laseme nüüd natuke fantaasia lennata, tekkida väga suuri hädaolukordi seoses siin kliimamuudatustega ja muutustega ja ettevõtte kindlustusühistu ei suuda kõiki kahjusid kanda, lihtsalt need kahjud võivad olla nii suured. Kus läheks teie arvates see piir riigi või siis ütleme Euroopa Liidu, kuhu me kuulume nii-öelda kahjutasude maksmise ja kindlustuse vahel? Kas saab mingit sellist piiri üldse tõmmata kuskile? Selle puhul on olemas teatud mudelid ja ka riik ju mingil määral pakub ikkagi kindlustustooted ja kindlustus konkreetset toetust. Ja me näeme ka selle kasutamine ei ole ka väga hea olnud mingil põhjusel. Jälle küsimus on, et miks see nii on, et seal on kindlasti omad põhjused, aga samas me teame, et kui on mingisugused suured probleemid olnud, siis mingisugused Euroopa rahad tulevad meile abiks siia. Just, see tähendab seda, et tegelikult riskid maandatakse teistmoodi mingil määral. Ja võib-olla täna on ka see, et mis ma tahtsin siia tuua juurde, on see, et põllumajandustootjad ja toidutootjad, nemad väga suurem määral tegelevad täna riskide juhtimise, riskide hindamisega, et kui tegelikult nad suudavad enda ettevõtte sees neid riske piisavalt adekvaatselt juhtida, otse loomulikult esimene etapp on see, et ma tean, et milline on teatud riskide tõenäosus ja millise mõjuga see on ja nii edasi, aga ma suudan seda juhtida, maandada ja siis, kui tõesti ma näen, et mul on need osad täitmata või on teatud katkestused, siis ma pöördungi selle katkestuse riski maandamiseks, pöördungi kindlustuse ettevõtja juurde.
seal on veel pikk maa minna, et tegelikult väga paljudes Euroopa riikides ja ka muus maailmas on tegelikult ju kindlustus, ka põllumajandustasandil kindlustussüsteem toimimas. Aga siiski me näeme, et riigi tasandil on see mingid sellised probleemid. Ehk siis otse loomulikult kõiki neid riske ei saa nii-öelda maandada, eks ju. Aga kus läheb siiski see riigi poole pöördumise ja konkreetselt siis ütleme ühe poole pöördumise vahe? Et ma mõtleksin, et tegelikult on olemas selline lausa nii-öelda mudel, kujundatud mudel, kus algab, et kus erasektor võtab teatud riskid enda kanda ja siis nii-öelda teatud hetkest alates on niisugune ilusti püramiid olemas, ma võin seda kujutada niimoodi, et ja teatud hetkest tegelikult nüüd siis erasektor ootab, et tuleb avalik sektor appi. Ehk siis kas tuleb... Millal see hetk saabub? Ma püüan ikka konkreetset pilti kuulajale silme ette tuua. See on tõenäoliselt sellest hetkest saati, kui juba sissetulekute tase on oluliselt muutunud halvemaks. Ja asi on katastrofaalne. Just katastrofaalse puhul hakkavad tekkima siis need mehhanismid, kus avalik sektor peab tulema appi ja lähevad omad meetmed käiku. Nii et selles mõttes, et see on suurem süsteem, ja tõesti, seal on kindlasti oma koht ka see samal põllumajandustootjal, et ta peab ka ise suutma tegelikult teatud riske ennetada ja neid riske juhtida. Aga mingis hetkes tõesti enam hakkama ei saa ja peab siis tegelikult seda riskide poolt maandama läbi teatud kolmandate osapoolt, eks ju, kindlustusandjate ja ka riigi. Aga kindlasti ka see, et me saame täna Euroopa Liidu tasandil saame toetusi. Et ka need toetused ju mingil määral ju võimestavad seda, et mind kui ettevõtjate ma saan investeerida ja ma saan kaasaegseid masinaid kasutada, mis on võib-olla vähem riskidega seotud ja nii edasi. Et mingil määral see süsteem tegelikult ju toimib. Aga on teatud katkestus, need samad põuad, need samad, kui on suured trombid, tuuled, et tegelikult neid kohti me ei suuda tõenäoliselt veel hetkel hästi hallata. Ja seal on vaja kindlustajat. Aga ma ikka tulen selle juurde, et millal me siis tuleme kindlustuse ettevõtte juurde ja millal me läheme riigi juurde? Katastrofaalne on siis see sõna võib-olla või? Jah, katastrofaalne just. Et tegelikult on ju olemas mingid teatud tasemed, nii saagikuse alanemise tasandil, väga erinevad kultuurid ja väga erinevad asjad. Saagikuse tasandil, siis on see, et näiteks, et sissetuleku taseme langus oluline, et mul mitte ei ole ainult nii-öelda nisusaak ei hävinud, eks ju, vaid ka oder näiteks hävines ja tänu sellele mul ei ole loomadel piimatootmiseks sööta, et tegelikult läbi selle terve selle tsükli mul sissetuleku tase oluliselt langeb. Need tasemed on tegelikult niimoodi ka paikavad numbrite tasandil, aga praegu hetkel ma ei suuda neid kohe peast öelda. Et siis me pöördume riigi poole, suurema struktuuri poole, aga kui on need kahjud siiski väiksema mastaabilised, siis tuleb see kindlustus. Siis on meil kindlasti vajalik, et meil on kindlustus, meil on olemas süsteem, meil on vajalik see, et meil on olemas süsteem, mis toimib ja me ise seda süsteemi haldame ja siis, kui midagi juhtub, eks ju, mis tulebki nii-öelda katastrofaalne olukord, siis me läheme avaliku sektori poole ja püüame siis saada mingi toetuse või kompensatsiooni. Selles küsimuses sain ma nüüd täiesti selge vastuse, loodetavasti ka kuulajad, aga nende juttude lõpetuseks olen tahtnud alati tuua Eesti siia kuidagi jutuks või eestluse. Kui me räägime eestlastest, mõtleme, et oleme isepäised, tahame üksi olla, ise tegutseda. Miks meile peaks sobima ühistu mudel? Ma päris ei arva seda, et meil ei sobiks. Ma arvan, see on ka mingi selline nagu... Ma arvan, et sobib. Me oleme ju ajalooliselt näidanud, et sobib. Aga miks? Kuidas me saame need oma jäärapäisused ületada ja tulla kokku ja õlg õla kõrval midagi oma teha? See on väga raske, et tegelikult sa peadki endaks läbi mõtma väga palju asju. Sa pead aru saama selles mõttes, et kui sa oled üks ja väike, siis tõenäoliselt sa ei suuda turgu mõjutada. Sa tegelikult oled alati nii-öelda hinnavõtja, mitte hinna nii-öelda kujundaja. See on üks pool. Teine pool on see, et kui on suurem ühtne kvaliteediklassiga me suudame minna turgudele, me suudame luua nii-öelda oma brändi. Meil ongi pakkuda näiteks kas siis selline spetsiaalne toode Eestist, eks ju, mis on kõrge kvaliteediga, meil on see ahel, terve see nii-öelda ahel on jälgitav, me teame, milline on selle CO2 jalajälg ja nii edasi ühistu tasandil. Siis tegelikult see annab kindlasti
kindlust selle tarbijale ja ta tõenäoliselt ostuotsuse tegemisel ta valib selle, mida meie pakume. Ja küsimus ongi, kuidas me suudame seda informatsiooni paremini panna, kommunikeerida, et tarbijani jõuaks. Ehk siis, kui ma olen üksinda ja väike, siis tõenäoliselt ma ei suuda kõike seda teha, mida me suudame koos teha. See kõlab võib-olla klišeena, aga tegelikult kui mõelda niimoodi hästi ka majanduslikult mõttes, et kui ma toodan 2 või 3 tonni, siis tõenäoliselt minuga väga keegi ei taha kaubandust täna rääkida. Ehk need globaalsed väärtusahelad ja ahelad, milles me toimime igapäevaselt, need nõuavad lihtsalt seda, et meil on vaja mastaap, meil on vaja kvaliteedi kindlustamiseks süsteemi ja meil on vaja tugevat organisatsiooni, mis loob seda usaldust. Et kui me toome veel sellise suure rahvusvahelise näite, mis aitab asja võib-olla veelgi lihtsamalt ette kujutada, kui ei oleks Euroopa Liitu, siis Eestil oleks väga raske konkureerida maailma turul. Nüüd selle bloki läbi saame me konkureerida ka näiteks Hiina ja USA-ga ja suurte tegijatega. Samuti võib öelda ju selle kindlustusühistu näitel, et üksinda me ei saa hakkama, et liitugem. See on absoluutselt õige näide, et tõenäoliselt Eesti jaoks on Euroopa Liit väga oluline olnud, et eriti põllumajandustootmise ja selle põllumajanduse toidutootmise valdkonna arendamise juures. Et kõik need investeeringud, mis me vajaksime või pärast seda, kui me tulime nii-öelda sovooside ja kolhooside tagant välja, et tegelikult, et kõik see vajadused investeerida selleks, et jõuda sellise tasandile piimatootmises, me oleme teisel kohal pärast Taanit on ju piimatoodangu juures lehma kohta, et sinna jõuda see vajas väga palju investeeringuid ja tõenäoliselt Eesti riik ise poleks olnud suuteline seda tegema, kui poleks olnud Euroopa Liidu abi. Ja nüüd on meil võimalus tulla siis kokku ja luua oma ühistu, mille tulud jäävad Eesti riiki, mis on ka väga oluline aspekt selle kindlustusühistu üks juures ja midagi oma jälle luua. Jälle tulla kokku oma üksikult positsioonilt väikse kollektiivi juurde ja teha midagi oma. Absoluutselt, et see on hästi oluline, et meil on tunnetus, me tahame luua midagi oma ja meil on tunnetus, me tahame seda oma ise ka omada. Ehk siis ma tahangi olla omanik ise, omal maal, oma kindlustusühistus. Selleks, et otsustada ja mitte näidata pärast näpuga, et nemad tegid, vaid ma ise tegin. Selle mõttega on täna hea lõpetada Eesti Maaülikooli Majanduse ja Sotsiaalinstituudi maamajanduse ja ökonoomika professor ja majanduse ja ökonoomika õppetooli hoidja Rando Värnik. Aitäh selle jutuajamise eest. Aitäh. Ja me kohtume podcastides, mis on pühendatud kindlustusühistu 1 rajamisele ilmselt üsna pea.